Melissa Meevurgi juhtblokk ja Melissa Meevurgi programmeerimine. Siit nüüd vajutan programm nupule, kui vajutame kiiresti niimoodi, siis ta vahetab programme. Kolmas programm on siis nagu Hordiale jaoks nagu paras ja kui me tahame neid kiirusi ja asju muuta, siis me hoiame näppu lihtsalt siin peal. Nüüd tekkis P3, programm 3 ja funktsioon 1, mis tähendab seda, et me saame siit panna kiirusi muuta. Siis muudame aega, paneme siis 1.10 näiteks, siis vajutame järgmine, see on nüüd pausi aeg, P3 paus. Siit läheme lihtsalt libiseme edasi, siis on teine tsükkel, siit saame samuti muudame kiiruseid. Paneme siis näiteks 120, paneme 125 siis, ei ole panna lasta olla nagu ta oli, see oli hea küll. Ja aega võib alati panna rohkem, paneme 1,5 minutit. Nüüd läheme jälle programmi peale, nüüd on jälle pausi koht, kus laseme mööda. Siis kolmas tsükkel, samamoodi saame siin aega, kiirust ja aega, paneme aja pikemaks, siis paneme 2 minutit. Okei, 2. Ja läheme siis selle programm, nüüd on siis pausi koht jälle, siit läheme lihtsalt mööda ja neljas tsükkel, samamoodi jälle siis aeg on 195, on kiirus praegu, lasta olla nii ja aega siis paneme jälle 2 peale. Ja ütleme programm jälle ja nüüd ongi programmeeritud, et väga lihtne ja loogiline. Ja nüüd start. Siit näitab, kui pikk see tsükkel on, 7,5 minutit, päris pikk tsükkel, aga ta lasta olla, selle kevadine mesin on hästi kuiv, tuleb paremini puhtaks. Nii, nüüd algab viimane tsükkel, teeb siis viimaste kiirete pööretega lõpuni. Nii, räägin ka oma kogemusest, kuidas vurritada nii, et vuru lonkama ei hakkaks. Et kõik teavad, et tuleb panna nagu sama raskusega raamid vastaskülgedele vurril. Aga siis teine asi on see, et pigem peaks hindama seda, et kui raske need raamid on pärast vurritamist. Et teinekord on nii, et mõni raam on suira täis ja teine on siis mett täis ühe raskused alguses, aga peal vurritamist on üks raam jääbki raske, teine on kerge ja lähebki tantsima. Teine asi on nagu see, et tihti peale mesilased üks pere käib ühes kohas korjal ja teine teises kohas korjal. Ja siis ongi niimoodi, et erinevate korpuste raamid käituvad nagu erinevalt. Et mõni tuleb parem tühjaks, mõni kehvemini, mõnes peres suhrustub mesi, mõnes mitte. Ja siis ma panengi need samast korpusest võetud raamid vastaskülgedele, loomulikult arvestades ka raskust. Ehk siis siin näiteks niimoodi, et selle kasseti laadsin nüüd täis, siis keeran vastaskülje ette ja panen samast korpusest siia jällegi raamid. Siis panen selle kasseti siin täis ja keeran jälle vastaskülje ette ja jälle samast korpusest võetud raamid vastasküljele. Ja niimoodi kuni vurv on täis. Ja tundub, et see asi töötab suhteliselt hästi, et viimasel ajal on väga harva juhtunud, et vurv tantsima läheb. Ja siis võiks veel panna vurrile jalgade alla sellised amortisaatorid, ehk siis sellised pehmest paksust, no mitte väga pehmest, aga sellised paksust kummist tallad, montaažiliimiga kinni ja saab ka veel kruvikese sisse. Teleskoopti jalg teeb ka selle elu natuke lihtsamaks, et lihtsam kallutada, mida ei ole ühelgi läänevurril, et see on ukrainlaste selline väljamõeldis. Samuti, mida on erisus läänevurrides on see, et on sangad küljes. Mugav tõsta, vurv on ikkagi suhteliselt suur ja raske ja palju mugavam tõsta, kui sangad küljes. Ja nüüd on see vurvi viimane lõpp, kallutad ära ja mugav on.